tere! Juhuseid ei ole, kallis eesti keele sõber ja muidu ka tore inimene. Meie kooli printeris on kõige tavalisemad A4 paberilehed. Kui ma printisin välja tänase materjali, kas Tõnis Mägi on minu sugulane, sattus printerisse tugev kriitpaber, ülikvaliteetne. Esimest korda minu kogemuste ajal ja neid on palju, printerite ja paberitega. Juhus ei ole ka see, et noorte initsiatiivil niisugune tekst sündis. Õpilane pealkirjaga Mägi küsis, kui ma näitasin seoses eesti kirjandusega Tõnis Mägi esituses paari laulu. Paljud noored näevad minu klassis üldse esimest korda Tõnis Mägi. Ja tema siis küsis, poiss perekonnanimega Mägi, kas Tõnis Mägi on minu sugulane. Ei ole ühtegi inimest Eestis, kelle sõpruskonnas, tutvuskonnas ei oleks Mägi nimelist inimest. See perekonnanimi võib olla ka käändes. Kui minu papa Harri ema ei oleks Mäe Alma, siis ei saaks maestro Aivar Mäe ühe vanatädi võrra rikkam olla. Niisiis Mägi, Mäe, aga ka Tammed, Kased, kõik need tugevad, targad perekonnanimed inspireerivad ikka sedasama küsimust, kas ja kui palju ja mille võrra ja mil moel me oleme sugulased. Niisiis pealkirjaks kirjutasingi, kas Tõnis Mägi on minu sugulane. Kuivõrd selle pealkirja lõppu käib küsimärk, siis nii ongi ja nii kirjutamegi küsimärk. Pealkirjade lõpus punkti ei ole, aga küsimärk ja hüüumärk on, kui neid sinna õnnestub sobitada. Me paneme koos sinuga puuduvad kirjavahemärgid ja need kokkulahkud, mis eesti keeles enam kui üheski teises keeles määrab sõnade tähenduse, muudab lause tähendust jäägitult. Ja teiseks kirjutad sina oma mägidest. Sul on neid palju, ma tean. Ja ühtlasi kirjutad sa ka arvamuse eestlaste ja inimkonna omavahelise suguluse asjus. Hästi mõnus teema kirjutamiseks. Niisiis, missugune tekst meil noortega sündis ajendatuna, inspireerituna, tõukununa, selline moodne eestikeelne sõna, ühe poisi lihtsast küsimusest sel hetkel, kui ta elus esimest korda, olles teismeline, nägi laulmas Tõnis Mägi. Alates maailma loomisest
maailma on meil igal juhul kokku. Võid tegelikult kokku kirjutada suisa 3 sõna, ehk siis maailma loomine on täiesti spetsiifiline jumalik sooritus, nii et on võimalik 3 sõna kokku kirjutada seoses selle spetsiifilise väljendi olemusega. Piibellik teine. Maailma loomisest oleme Aadama ja Eeva kaudu kõik sugulased. Ülejäänud rahvad kirjutavad Aadam ja Eeva ühe algustähega. Meil eesti keeles näevad välja ühe A-ga Aadam ja ühe E-ga Eeva võõrad. Eelistagem 2 A ja 2 E-ga. Niisiis, üks sõna. Pole väga oluline, koma. Kas puude ja jõgede, koma. Järvede ja mägede. Ja nüüd mitte järvede ja mägede pere, vaid perenimed. Näete, tähendus muutub kardinaalselt. Kirjutame kokku. Perenimed, perenimesid ja mitte nimesi. Nimesid palun. Perenimesid kandvad eestlased, rahvused on, väikese tähega, keeled ka. Kas eestlased on omavahel? Üks sõna. Otseselt veresugulased. Ja sa näed, kui sa ei kirjuta seda sõna kokku, siis saad sa vere sugulaseks. Veresugulane, üks sõna, tingimata, siis on asi õigesti. Oleme inimesed ja eestlased, mõttekriips. Koma ei oleks ka vale, aga mõttekriips on palju tõhusam, tummisem, hingamishetke võimaldavam liiklusmärk. Siin ristteel. Mõttekriips, seega igal juhul hõimlased. Ja me jätame igal juhul lahku, sest me rõhutame sõna igal juhul. Sa ei kaota punkti, kui sa kirjutad kokku igal juhul, aga see on rõhuga igal. Jätaksime palun lahku. Tõnis Mägi on nii Mägi nimeliste, Mägi sidekriips nimeliste. See on teoreetiliselt liitsõna, aga päris nimega ilma sidekriipsuta sa kokku seda sõna siduda ei saa, niisiis kasutame sidekriipsu. Ühtlasi on meil väljend nii kui ka ilma komata. Seepärast nüüd ei tule koma, mäginimeliste kui Tõniste kaim. Mitmete ajastute popmuusik. Nüüd on seesugune teema. Sõna pop üksinda on igal juhul 2 P-ga. Popmuusika kiputakse kirjutama 1 P-ga, aga mina kirjutasin 2-ga ja üheks sõnaks põimime selle väljendiga popmuusik. Praegusel ajal harva kasutatav sõna, nii et selle 1 või 2 P ümber õiendamine ei tule tihti päevakorda. Popmuusik ja superstaar, üks sõna, koma, praegune vana tark mees.
ma tahaksin kirjutada selle koha peal kõik need sõnad suure tähega, aga korrektne on jätta väikseks need tähed. Praegune vana tark mees on varasemate põlvkondade, loomulikult üks sõna, jaoks preester ja ikoon. Ikoonil on meil teatavasti täitsa mitu tähendust. Kõige algsem on siis see, mis on kirikus või sul kodus, mul ka mõni on, pühapilt. Praeguse IT-ajastu ikoonid elavad meil arvutis ja ühtlasi ikoon tähendab see suur säde. Sädeinimene, kas või valgustööline. Niisiis ikoon mitte kristliku pildi mõttes, vaid inimlikus, eksistentsiaalses, eestlaslikus mõttes ikoon. Peaaegu üks sõna, püha mees. Nüüd me võime vabalt valida, kas me kirjutame püha mees kokku või jätame lahku. Peaaegu püha mees või siis peaaegu püha mees. Ma pigem kirjutaksin kokku. On nooruses esinenud oma Music Safe'i ansamblite nimed eesti keeles ilma jutumärkideta ja kuna Safe hääldades lõpeb F-iga, aga kirjapildis E-ga, peame kasutama käändelõpu lisamiseks ülakoma. Nii on. Music Safe'i ja Ultima Thulega palju Venemaal. Üks sõna. Seejärel kokku. Seejärel läks usuliikumise üks sõna. Kokku kirjutamise põhjus siinkohal on vajadus näidata liikumise liiki. Vastasel juhul ilma kokku kirjutamata kuuluks liikumine usule, mis ei ole sisuliselt vale, aga siiski usuliikumine üks sõna. Elussõna abiga Rootsi, Livets Ord oli see liikumine, mis aitas paljud sädeinimesed, kirkad hinged siit raudse eesriide tagant ära. Tagasi tuldi laulva revolutsiooni, fosforiidisõja ajal või napilt enne. Ja siin me oleme. Nii. Laulva revolutsiooni ja fosforiidisõja. Nüüd me kirjutame fosforiidisõda kindlasti kokku sellepärast, et muidu oleks sõda fosforiidile. Me saame seda sõna siin tänases Eestis veel palju praktiseerida, nii et õppigem ära, see kirjutatakse kokku. Fosforiidisõda. Ajal tuli tagasi koma, et sadade tuhandete eestlaste ees oma koitu ja palvet laulda. Mõlemad on jutumärkide sees, nagu laulu nimed ikka, ja jutumärgid eesti keeles algavad alt. Koitu ja palvet laulda. Telesaate üks sõna, laula mu laulu, ka telesaated on jutumärkide sees. Niisiis jutumärgid algavad, laula mu laulu, jutumärgid kinni. Võimsaimad osad salvestati temaga Tauno Kangro Graniitvillas.
graniitvilla, üks sõna, suure tähega, villa nimi. Ärge nüüd küsige, kas skulptor Tauno Kangro ja tema modelleeritud ja mitte Kalevi, vaid Kalevipojad, nii et üks sõna, meie rahvuse epos teate küll. Kalevipojad on meie sugulased, tõepoolest, on nad siis või? Järgmise lõigu esimese sõna puhul juhin tähelepanu, et maestro täna ei soovi, et teda nimetataks Mäksiks, aga toona ta seesuguse hüüdnimega oli. Niisiis Mäksi esimene naine on Laine Mägi, tantsukooli üks sõna, Länsi emand, põnev, igihaljas üks sõna ja ilma hašita neiut normed, igihaljas. See on nagu kuusepuu. Küpres. Igihaljas näitlejatar. Võib öelda ka näitlejanna, nii nagu võib öelda tantsijatar ja tantsijanna. Kuidagi me ikkagi ka oma armastatud eesti keeles sood tekitame. Viimne kaasa on vendade Johansonide õde Kärt. Maestro aga laulab ning käivitab mõtteid ja tundeid tänagi. Selles lauses kasutatud sõna ning, eesti keele suur võimalus, on selleks, et ei oleks ridamisi 2 korda ja. Kaval, eks? Sellest pole midagi, et praegused teismelised tema nime ei tea. YouTube'is ikka see ülakomaga käände lõpu lisamise kaunis kunst. YouTube'is kulgedes komistame varem või hiljem tema teenete otsa ikka. Salvestused koos Jaak Joala, loetelu asub rea lõpus, nagu ka poolitusmärk. Peale jutumärkide on kirjavahemärgid, palun, rea lõpus. Jaak Joala, Tarmo Pihlapi ja Jarek Kasariga jäävad taevasesse fonoteeki igaveseks. Jarek Kasar, Šalis. Uued generatsioonid ei pruugi nimeliselt teada Leelo Tungalt ega Hando Runnelit. Ja ning ega või nende ette ei käi. Geneetiliselt on need suurvaimud üks sõna meisse kodeeritud. Ülemaailmne, kõik 3 sõna kokku, ülemaailmne, vereringe, üks sõna, ühendab Dickensi ja Coelhoga needki, kes lugedagi ei oska. Meil on nutitelefonis Netflix ja Instagram, üks M, kunagi loetud raamatute asemel tulid asemele, näpukas murutar, asemele tulid teleseriaalid, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, mida nüüd asendavad portaalid. TikTok, kirja pealt selline, keskel ka suur TikTok kannab olemuslikul raku tasandil üks sõna, termin, meis, eestlastes ikkagi põhiväärtuste üks sõna, teadmist ja kestmist. Nüüd tuleb teksti
lõppsõna ehk kokkuvõte, kui sa selle teksti ette võtad tervikpildina, korrektselt liigendatud elus organismina, siis meil on sissejuhatus, teema arendus ja lõppsõna. Seda on oluline meeles pidada, sellepärast et kohe hakkad sina nüüd kirjutama ju oma teksti samal teemal. Ehk siis oma mägid ja arvamus nii eestlaste kui kogu inimkonna omavahelise suguluse asjus. Antud teksti autor, mina koos teismeliste poistega, tegime sellise lõppsõna korrektselt üles ehitatud teksti kokkuvõtte. Teame Ivo Linnat ja Grete Paiat kuulates eksimatult, komast oleks vähe, mõttekriips on pisut teisema funktsiooniga. See on täpselt kooloni koht, sest siis selgitab liitlause teine osa, mida väidab esimene lauseosa. Oleme hõimlased. Ka meie sinuga oleme teineteise üks sõna, õpetajad ja sugulased, koma. Jumala suure tähega, nii on, Jumala näo järgi, tingimata järgi, järgides eeskujul, ei mitte järele ega järele. Jumala näo järgi loodud perekond, üks sõna. Vastavalt teksti loomise ajale on siia viimseks lauseks kirjutatud häid ülestõusmispühi, kõik 3 sõna koos. Meil on aasta ringi sees õnneks nii palju pühi, et pühitseda inimeseks ja eestlaseks olemist. Ja tead mis, kullake, õigupoolest on iga hommik ülestõusmispüha. Tšau.